Seni tuvastamata isikud tulistasid Raplamaal Äärdi külas talumees Ermi Suistele kuulunud koeri. Üks koer, puhastverd saksa lambakoer Jack, on siiani kadunud, teine, Oti nimeline Krants, roomas koju raskelt haavatuna. Lähemal vaatlusel selgus, et Otti oli tulistatud vähemalt 2 korda. Üks kuul oli läbistanud Oti kõrva ja teine löönud vasaku käpaluu kildudeks. Mina seda ei julgenud väga vaadata, kui ma seda kõrva juba nägin, siis mul sellest täiesti piisas, et röntgenpilti marsti juures nägin, seal oli ikka, auk oli täiesti jalas sees. Päris õudne oli see ikka. Siiamaani arst ei tea, kas ta täpselt korda veel saab. Koerad kuulusid perekond Suistele. Selle pere liikmed on siiani nii vapustatud, et nad ei suuda kaamera ees sellest rääkida. Asja kohta andis selgitusi perekonna hea tuttav Mario Puhk. Ma ei kujuta ette, kui pikk see teekond võis selle looma jaoks koju tagasi olla, aga loomal on läbi lastud kõrv ja loomal on läbi lastud käpp. Ja käpp on siis niimoodi, et kuul on läinud küünarvarrest sisse, teiselt poolt välja tulnud ja koer tuli koju täiesti lahtise luumurruga. Et väga koledas seisus oli loom. Pererahvas kahtlustab, et nende koeri tulistasid jahimehed. Siit meie maa pealt jookseb mööda tee ja siit õhtul sõitsid läbi mitmed autod selles mõttes, et me nüüd ei tea, kas nad olid jahimehed või olnud, aga üldiselt mingisugune tihedam liiklus, kui tavaliselt siin tõepoolest oli. Oli ka mingeid paukusid kuulda? Jah, siin võib eeldada, et ikkagi jahti peeti, sest õhtusel ajal on vaikne ja püssipauk oli kuulda. Ermi ja Moonika Suiste kolisid Tallinnast Raplamaale oma vanemate kodutallu just seepärast, et nad saaksid seal oma koertega rahulikult elada. 12 hektari suurusel talukohal on 3 kilomeetri raadiuses vaid 2 naabrit, kellega läbisaamine on hea. Perekond ei mõista, miks keegi pidi tahtma nende koeri tappa. Mõlemad koerad olid väga sõbralikud ja kedagi ei rünnanud. Suurema osa ajast olid nad ketis, vaid pererahva töölt koju saabudes lasti koerad õhtul natukeseks ajaks oma erametsa ringi jooksma. Ühtegi kaebust ei ole mitte kellelgi, sest see on ajakülas, ei ole kedagi ja need koerad ei ole mitte kunagi mitte kedagi rünnanud. Ühe inimese õigused lõpevad seal, kus teise omad hakkavad ja ma arvan, et kellelgi ei ole õigust tulla metsa elama kolinud inimest kuskile maapiirile kõmmutama ja nende koeri maha laskma, et see on juba liig. Perekond Suiste ainukeseks sooviks on teada saada kadunud Jacki saatusest. Kes siit kandi inimesed on, et kui keegi on näinud haavatud looma, siis võiks kindlasti teada anda sellest ja kui nüüd kellelgi nagu ärkab mingisugunegi südametunnistus, kes nagu selles pundis oli, kes selle teoga hakkama sai, et saatku kas või siis anonüümne e-mail mingisugune teatega, et kus siis jahi pidamine sellisel kujul nagu toimus, et me saaks minna ja siis nagu sõbra maha matta vähemalt.